Mida arvate selle aastasest jõuluetendusest? Selle aastane jõuluetendus oli minu arvates tehtud mõtlevale inimesele ja mulle väga see meeldis. Kes on kõige säravam isiksus praegustest abiturientidest? No ehk siis 1 päevaks direktori rolli võtnud Randi Soosaar. Kas teil on oma lemmiklaps ka välja kujunenud? Ma ei oska niimoodi öelda, sest minu meelest kõik inimesed oli huvitavad. Muidugi Henri Mandelile olen ma väga tänulik, et ta tuli välja tühjast august lava peal. Aga kõik lauljad ja kõik, ma unustasin poole etenduse pealt, et ma olen sellega seotud ja ma jäin lihtsalt vaatama, sest nii huvitav oli. Olen õpetanud kõiki abituriente ja nad kõik on väga toredad. Mul on kõigist nendest head mälestused kaasa võtta. Need 4 klassi on kõik väga erinevad, aga samas kõik omamoodi sellised meelde jäävad oma nüanssidega. Aga kõige kallim on mulle loomulikult mu oma 12A. See 3 aastat nende klassijuhatajana on kiiresti möödunud ja mul on väga head mälestused. Palju on seda, mida meenutada ja nende kõige positiivsem omadus on see selle klassile, et nad ei ole mind kunagi alt vedanud. Et nende peale saab alati kindel olla. Nüüd kõige toredam üllatus, mis mul meenub, ongi see viimane kord, kui nad käisid minu maja ees laulmas. Mul oli sünnipäev, aga mind ei olnud koolis. Ja nad tulid mu maja ette ja laulsid mulle õnnesooviks. Kõik 33 õpilast. Et see oli nagu kõige liigutavam nüüd, mis meenutada. Ja kõikidele abiturientidele oleks mu selline soov, et mine nii kaugele, kui sa näed ja kui sa oled kohale jõudnud, näed kaugemale. Edu eksamiteks teile, head põrumist. Millest on teile praegused abituriendid meelde jäänud? Ma saan rääkida ainult 12. aast, teistega ma ei ole palju kokku puutunud ja meelde on jäänud nad selle poolest, et mul ei ole nendega mitte kunagi igav olnud. Et nad on pakkunud alati avastamisrõõmu, igas ühes on mingi üllatus peidus. Kui kõik oleks kohal ja vait ka, no siis ilmselt on midagi tõsist juhtunud. Sõda lahti või mingi suur katastroof, muu katastroof. Mille poolest nad veel erilised on kindlasti selle poolest, et nad oskavad leida probleemidele väga erinevaid lahendusi, ükskõik kas matemaatikas või elus. Ja on üks väga, väga meeldiv asi nende klassi juures. See on see, et nad oskavad rõõmu tunda kaaslaste edusammudest. Kes on kõige suurem magaja tunnis, kui teil on selliseid? Jah, on küll üks tukkuja, aga ma ei räägi temast. Ei nimeta nimesid. Aga kõige suurem hilineja? No neid on mõni, aga ma ei ole statistikat teinud, ma ei oska niiviisi vastata. Kes on abiturientidest teile kõige rohkem silma jäänud? Positiivselt. Tegelikult on nii, et igaüks on osanud südamesse pugeda, et mõni oskab vastata nendele küsimustele ka, mis mina olen ära unustanud, aga mõni teine on lihtsalt nii hea inimene, et ta torkab selle poolest silma. Soovite neil edaspidiseks? No kõigepealt ma ütlen need 3 tähtsat lauset, mida ma ikka olen vist 1 000 000 korda juba öelnud, et matemaatika ja teadmised üldse ei ole gripp, ise külge ei hakka, peab vaeva nägema, teiseks tühi pea ei mõtle, kolmandaks ütleks siis niiviisi, et nüüd tuleb 3. päev. Nad ise teavad paremini, aga mida soovida? No kõigepealt ma sooviksin ilmselt seda, et nad tunneksid rõõmu väikestest kordaminekutest ja püüdleksid ikka oma suurte ja tähtsate eesmärkide poole. Ja siis ma tahaks veel seda öelda, et mul oleks hea meel, kui kõikidest nendest ei saaks IT-inimesi, sest see oleks raisatud ressurss. Mõni võiks ikka arstiks ja õpetajaks ka õppida.
millise mulje on jätnud teile selle viimase aastaga praegused abituriendid? Viimase aasta suur üllataja oli meil õpilasfirma, kes Sablette, kes tuli välja nende põnevate asjadega. Aga no jah, te kuule, te olete ju 11-ndikud. Ma tahtsin hoopis öelda seda, et mind kõige rohkem on üllatunud need sotsiaalharu tüdrukud, kes võtsid kätte ja läksid õpilasvahetuse raames välismaale õppima. Et samas nad on nii vaiksed ja nii ettevõtlikud. Ikka võivad. Alati olete oodatud. Ja see on siis mitme euro eest? Siis, kui need tagasi tulevad? See oleneb, kuidas on tehtud. Ilusti küsite. Ja ilusti küsib, aga kuidas on tehtud hinnakiri tavasööjatele. Sellest lähtume. Allahindlust ei saa? No, tohi öelda seda. Kes kõige rohkem kipub sööma? Ikka poisid, osad tüdrukud ka. Ja meil on traditsioon, kui tahab rohkem, võib alati julgelt küsida. 12-ndikud on ikka toredad. Millist pannkohtu võetakse? See on küll põhiline. Mida soovite neil edaspidiseks? Eksamiteks ja nii pärast? No eksamid tulevad, lähevad, mis seal ikka soovida, kõik saavad läbi sealt, nagu ma aru saan. Aga edaspidiseks just seda, et nad leiaks selle oma tee otsa ilma suurte eksimusteta ja valudeta ja vaevadeta, kust edasi minna. Ja selleks soovin neile jõudu ja jaksu ja seda, ma ei tea, ma ei oskagi öelda, mis selleks on, et see uus tee leida või see oma tee üles leida. Õnne ilmselt, ikka õnne. Küsin siia veel juurde, et kas on juhtunud näiteks mingi äge seik või põnev seik 12-aastasiga? Huvitav siukene. Mul kohe niimoodi äkki mingid... Need on teie edaspidised soovid neile rohkem kui nagu muusikaalaselt? Muusikaalaselt? No teha ikka ülikoolis ka muusikat. Selleks on tohutud võimalused. Et me ju näeme siin igal sammul, kuidas Põlvast tulnud muusikud on teinud ilma ka ülikooli koorides ja ülikoolide ansamblites ja puhkpilliorkestrites ja nii et jätkata muusikaga, muud ma ei oska midagi soovida. Armsad abituriendid, siin on minupoolne suud puhtaks, valmistuge. Spikerdamine, tuletan meelde, mäletan kõike, alustame kuupäevadest. 14. aprill 2014, 1905 kuni Eesti iseseisvumine, spikerdamisega jäi vahele Pilleriin Masing. 3 päeva hiljem jäi vahele sama tööga Elering Geo. 9. veebruar 2015 Janar ja Demari, külmsõda, paaristöö jäid vahele. Elspeth Tiisler, kodutöö jäi vahele spikerdamisega. Järgmine teema, Näts. Võistlus, kes kõige ennem vahele jääb, võitis Jaan. Samas tuletan meelde, et kes teist ei oleks minu tunnis Nätsu välja visanud. See on väga hea varjaja. Rekordid kuuluvad siis Timole või Oliverile. Ma arvan, et pool paki vähemalt tunni jooksul. Kui rääkida magajatest, siis neid on ka olnud. Demari, Andrei, Gabriel, Raivo. Võime rääkida siis järgnevalt ka hilinejatest. Andri, esimene tund, tuleta meelde, millal sa jõudsid õigel ajal, ma ei mäleta. Elspeth, Pirke muidugi esimesse tundi ei jõua, ta tuleb järgmisteks. Siis nutimehed, Roland, Andri, Egert, Raivo, Oskar. Killuviskajatest loomulikult on esile Liisi Kolpakovi, sellepärast et
tema küsimused valmistavad alati head meelt ja rõõmu. Sõjamuuseum ja Libesti ja giidi kohmetus. Kes teab, see teab. Mida ma siis kõige rohkem teie puhul igatsema jään? Arvatavasti põhjalikke analüüsivaid vastuseid kontrolltöödes. Aitäh teile, mul oli selles osas tore, et jah. Siis huumori osas, kes mõistab seda kõige paremini, ma arvan, et 12A, sellepärast et 92% sellest 12. klassist, Karl Peter kahjuks mitte, sellepärast et ta puudub ja üks osa tuleb alati jätta lahtiseks. Siis meeldejäädavatest hetkedest siis Marika ja sinu leib, aitäh, see oli midagi erilist. Siis ajaloo nohkar Randi, tuupur Hendrik, aitäh. Läbivalt ajalugu 5 Mirjam. Kas jään teid igatsema? Oodake, ma loen selle vastuse maha. Jah, kindlasti. Aitäh!